Teine, vaata need aga tuleb anda Jumalale üles, selles asi ongi, mis pärast täna me näeme nii palju Jumala rahvast, kes on peldetud, kes on vaevatud, kes on vangiautodes ja kes ei tõuse üles ja ei valitse oma elus, on just nimelt aga. Jumal on öelnud aga. Kes see aga toob on saatan? Saatan tuleb ütleb, kas tõesti on öeldud niiviisi, et ei sure kummatigi mitte. Ja siis kui inimene kuulas seda saatana susinat, eks ole, siis sai selline tulnud langeda. Aga see teoloogia. Ma tahan nüüd rääkida teise loo Jumalast, kes on armastus. See on jube asi, mis on teoloogia. Teoloogia. Ei, ega ma ei pane seda asja tähele. Saatan on alati see, kes tahab tulla, et asju kuidagi nidu keerata või kihva keerata või küsimusi tekitada või tülisid tuua või lahtivisid tuua. Aga Jumal on ka selgelt, et meie, kelle me mõistus, meie meeled on vilunud vahet tegema, mis on saatanast, mis on Jumalast, me ei anna sellele asjale lihtsalt järgi. Me oleme täna rääkinud sellest, et Jumal on armastus. Nüüd me nägime ühte Jumala armastuse tegu oli see, Jumal ütles, visake kividega surnuks, hävige patt Iisraelist. Kui Jumal ei mõistnud seda naist hukka, vaid ütles, et mine ole vaba, aga ära enam tee pattu. Edasi, fariserid olid need, kes kogu aeg jälgisid, mismoodi Jeesus teeb, mismoodi Jeesuse jüngrid käituvad. Ja siis hingamispäeva ajal ei tohtinud teha tööd. Nüüd Jeesus käis viljapõllu peal jüngritega ja jüngrite kõht oli tühi. Ja jüngrid noppisid neid viljapäid seal. Ja fariserid kohe vaatasid, ütlesid, Jeesus, mis pärast nad seda teevad? Sa näed, et Jumal on selline, kes ei ole nagu mingisuguste seaduste ja raamide sees, ta on armastus. Jumal vihkab pattu, aga ta armastab iga inimest, kes on pattu teinud. Jumal teeb vahele patule ja patusele. Jumal ei vihka patust, see tähendab inimest, aga Jumal vihkab pattu. Aga ma ütlen kaasa, hea sõnum selle asja juures on see, millega ma alustasin. Jumal on tulnud otsima kadunud. Mitte meie ei otsi Jumalat, vaid tema otsib meid ja tema otsib meid rohkem kui meie teda. Aga kui nüüd mina siira südamega tulen Jumala ette isa, ma paljusid asju oma elust ei mõista. Ma olen ekslenud siia, ma olen ekslenud sinna, ma olen haiget teinud inimestele, ma olen pettunud ise ja mida kõike. Aga isa, ma olen siin su valgest praegu, sinu poja Jeesuse nimel. Ma tulen ja alistan ennast sinu vägeva käe alla, isa. Tee sina minust, mida sa tahad teha. Tähendab, kui mina tulen avatud südamega Jumala ette, ma ei mängi mingeid mänge, mingeid religioosseid mänge, siis Jumal näeb ja Jumal vastab. Ta vastab omal moel, ta vastab omal ajal, aga ta ei jäta vastab. Nii et kiitus Jumalale, kes on kelle heldus kestab igavesti, kelle ustavus on põlvest põlve, kes on seesama eile täna igavesti, elab ja tõeline. See on hea.